Alustame siis oma vestlust sellise küsimusega, et te olete rektori ametis olnud alates 2021. aastast. Milline oli ülikool siis, kui te juhtimise üle võtsite ja milline ta nüüd on, kui olete saanud kohe pea 4 aastat ametis olla? No ülevõtmise aeg oli päris raske ülikoolile. Me sisenesime siis just koroonakriisi. Ülikool jäi tühjaks. Päris kummaline oli juhtida ülikooli, kus koridorid olid tühjad ja kellegiga palju kohtuda ei saanudki. Kõik olulised kohtumised toimusid läbi Zoomi. See ei soodusta ju koostööd, eks ole, kuigi informatsioon saab vahetatud. Tänaseks see tundub ajana, mis on juba möödas ja ületatud. Nüüd ma olen ikkagi kõikide kogudega seal senat ja nõukogu tuttavaks saanud, nii et päris teistmoodi oli sellel alguse ajal küll. Ja milline ta oli siis nüüdseks välja arenenud on, et algus jah, et koroonaviirus nii-öelda justkui hakkas siis 2021. aastal vaikselt nii-öelda taandumise märke andma, aga piirangud jäid. Et kui palju teil seda elu lihtsamaks tegi, et teil olid veel nii-öelda lisaks teile abiks ka erinevad instituudide direktorid, kes teid siiamaani täna nii-öelda aitavad? Teiste inimeste abi on olnud väga suur. Ühesõnaga suure asutuse juhtimine on alati meeskonnatöö. Ja ma ütleks niimoodi, et mul on 2 ringi inimesi, kellega see igapäevane koostöö käib. Üks on direktorid, teine on rektoraadi liikmed ja mõlema koguga läheb väga hästi, mõlemate inimestega läheb väga hästi. Ma arvan, et meil on direktoritega hea koostööine suhe. Seda ju isegi olukordades, kus me teinekord oleme teisel pool lauda, siis näiteks eelarve läbirääkimiste ajal, kui me üksuste vahel raha jagame ja nii edasi. Ja rektoraadi kui meeskonnatööd iseloomustaksin ma jällegi nagu väga heaks, et jagame eesmärke. Meie tööstiilid on kindlasti erinevad, aga minu nägemuses küll kõik need inimesed rektoraadis on pühendunud oma eesmärkide täitmisele ja teevad seda südikalt ja tarmukalt. No lisaks sellele, et oma ülikooli direktoritega tuleb tihedat koostööd teha, siis Eestis on meil suuremaid ülikoole 4, kõrgkoole muidugi rohkem. Ja kuidas näeb välja siis rektorite omavaheline koostöö? No, seda me teame, et on olemas selline asi nagu rektorite nõukoguga. Kas see piirdub ainult siis selle nõukoguga? Ei piirdu. Tegelikult ma vist jagakski selle rektori töö umbes nagu ajamahu mõttes pooleks, et pool minu aega kulub suhtlemisele väljapool ülikooli ja see on siis tõesti teised ülikoolid, koostöö nendega, aga ka koostöö valitsusasutustega, nagu näiteks Haridus- ja Teadusministeerium, nagu näiteks Riigikogu erakonnad, nende fraktsioonid. Et umbes pool aega ma töötan vist majast välja küll, jah, nende nimetatud pooltega. Mis teiste rektoritega koostööd puutub, siis see koosneb sellistest kahepoolsetest visiitidest, suhetest, kus ma külastan siis ühte või teist ülikooli, näiteks Tartus käin ju ikkagi sageli väga mitmetel asjaoludel. Ja teine formaat, kus me saame kõik avalik-õiguslike ülikoolide rektorid kokku, ongi siis rektorite nõukogu formaat, mis kohtub väga tihedalt. Me saame teinekord mingitel poliitiliselt ärevamatel aegadel kokku kord nädalas ja siis muudel aegadel võib-olla kord kuus, kus me võtame ette kohe sellise pikema pool päeva, lõpeb sageli hilja õhtul või hilisöösel see kohtumine. No, ülikooli juhina teie jaoks on kindlasti kõige olulisem, et õppetöö toimiks ja oleks inimesi, kes õpetaks tudengeid. Aga igal aastal räägitakse, et nii-öelda keskkoolides ja kõrgkoolides pedagoogide arv väheneb. Ja kui tihti teie poole pöördutakse selle küsimusega, et
õppejõud on puudu, kes tudengeid õpetaks? Mina iseloomustaks seda probleemi vist nii, et meil on päris tugev surve ajude äravooluks ja väljavooluks. Eelkõige tänu sellele, ja see on teistpidi meie tugevus, et meil on ikkagi teaduspõhine õppe. Enamus meie õppejõududest on väga võimekad teadlased. Nüüd olukorras, kus ülikoolide rahastus ei ole olnud kiita, siis muutuvad aina atraktiivsemaks pakkumised, mida need teadlased saavad rahvusvahelisel turul Euroopa Liidus ja laiemalt. Nii et meil on tegelikult raske konkureerida nende teadusvõimekate inimeste siin hoidmise nimel. Ja muidugi jõuab sageli minulni olukord siis, kus siin ja seal jälle inimesed on lahkunud ülikoolist, mitte tingimata isegi mõnda teise Eesti ülikooli, aga mõnda Lääne ülikooli kuhugi kaugemale, kus nad on selle parema pakkumise saanud. No rääkisite juba sellest, et ülikoolidel ei ole rahastusega hästi lood, et teil rektorina lausub suur vastutus, et aina kallinevate hindade juures saaks ülikooli arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest nii-öelda selle parima kätte. Kas senimaani on kõik saadud nii-öelda siis plaanipäraselt tehtud või on ka midagi, mida siis tänu nendele kallinevatele hindadele on jäänud paraku ka tegemata? No aastad 21 ja 22 olid väga rasked, kus inflatsioon oli päris kõrge, meid tabas, eks ole, energiakriis, energiahinnad mitmekordistusid. Ülikool oli võtnud endale ambitsioonikaid rahalisi kohustusi uue tenuurisüsteemi sisseviimisel ja raha nende kõikide lisanduvate kulude jaoks sisuliselt kuskilt võtta ei olnud niimoodi, et minu rektori ameti esimesel aastal pidime me läbi viima päris ulatuslikku kokkuhoiu ja säästuprogrammi ülikoolis. Me ju lõpetasime vastuvõttu 10% Tallinna Ülikooli õppekavadest. See oli väga-väga raske ja valus otsus. Hoidsime kulusid kokku kõikvõimalikel viisidel. Ja selline algus tundus kohutavalt raske hakata siis inimestega suhtlema läbi nii negatiivsete otsuste. Nüüd asjad läksid paremaks, kui rektorite nõukogul õnnestus saavutada valitsusega kokkuleppe siis riikliku tegevustoetuse tõusuks ülikoolidele 15% aastas 3 aasta vältel. Sellega loodeti tasa teha vajak aastatest 2015 kuni 2022, kus ülikoolide rahastus sisuliselt püsis kogu aeg ühel ja samal tasandil, mis tähendab, et meie raha ostujõud nagu inflatsiooni tõttu kogu aeg langes. Ehk siis sisuliselt meie inimeste palkade ostujõud selle 7 aasta jooksul kogu aeg langes. Ja selle 3 aastaga pidime me nüüd selle vajaku tagasi tegema. Nii selline kokkulepe jõudis isegi riigieelarve strateegiasse. Nüüd selle aasta sügisel ja sellest kokkuleppest on realiseeritud esimesed 2 aastat. Nüüd ja tänu sellele me oleme suutnud oma õppejõudude palgataset ikkagi tõsta. Ma arvan, et vähemalt inflatsiooni võrra nendel aastatel oleme me valmis ja võimelised seda palka tõstma. Alates aga 2025. aastast kuuleme me nüüd jälle haridusministri ettepanekut selle vajaku likvideerimise sammu siiski vähendada, tõsta enam kõrghariduse rahastust mitte 15% aastas, vaid umbes 8% aastas. Seoses muidugi arusaadavalt, seoses nende majanduslike raskustega, kus Eesti on, seoses sõjaolukorraga Ukrainas, seoses energiakriisiga ja nii edasi. Sellega oli rektorite nõukogu isegi nõus, et me seda ülikoolide vajaku likvideerimist tegelikult siis nagu kahandame või vähendame, et astume siin sammu tagasi. Nüüd, millega rektorite nõukogu ei ole nõus,
on edasine rahastuse külmutamine alates aastast 2027. Et kui me siin jällegi alustaks niisugust platood, kus riigipoolne toetus ei tõuse, siis see viiks meid jälle olukorrani, kus siis õppejõudude palgad hakkaksid õpetajate palkadele alla jääma ja mõistagi variant kvaliteetset ülikooli pidada, see ei ole. Nagu vist isegi teate, lahendus, mis siia juurde pakutakse, on eraraha kaasamine ehk siis õppemaksude sisseviimine, mis minu arvates kogu seda vajakut siiski katta ei suuda, mis nendel aastatel jälle tekkima hakkab. Et kui me teeme ühe niisuguse lihtsa tehte, et arvame, et inflatsioon jätkub umbes samasuguses tempos, nagu ta on olnud viimasel 7 aastal siiamaani, arvame, et palgad muudes valdkondades kasvavad umbes samas tempos nagu siiamaani, siis oleks Eesti kõrghariduse rahastuse vajak, puudujääk umbes 30 miljonit eurot aastas igal aastal. Ja vaat selle raha kokkukogumine õppemaksudest on minu arvates nüüd samm, mis viiks selle õppemaksu liiga kiirele kasvule ja muudaks ikkagi väga põhimõtteliselt pilti meie kõrghariduses ja me jõuaksime seal 5 aastaga olukorda, kus ikkagi kõrgharidus oleks kättesaadav ainult varakamatele inimestele ja see on seis, mida me Eesti kõrghariduses kindlasti ei taha. Jätkates siit kohe edasi, selline, nagu rääkisite, et rektorite nõukogu ei ole siis nõus sellega, et 2027. aastast siis seda nii-öelda teatavat siis riigipoolset tuge vähendada, siis tõesti viimasel ajal väga aktuaalne teema on tasulise kõrgharidusele kehtestamine siis eestikeelsetele õppekavadele, aga meie kui tudengite seisukohalt, kes proovime iga kuu tulla ots otsaga nii-öelda kokku, siis meile paistab see nagu väga keeruline ülesanne, et veel maksta ka hariduse eest, aga kas ülikooli vaatest ongi siis selline paraku ka peaks olema nii-öelda ainuõige valik, sest et ülikool peab ka kuidagi toimima ja kulud, mis ülikoolil kaasnevad, ei ole ka väga väiksed? No ülikooli vaatest parim valik oleks ikkagi see, kui meie poliitilised otsustajad leiaksid, et kõrgharidus on niivõrd hea investeering Eesti tulevikku, et meil poleks kahju oma noortele selliseid võimalusi anda, et neil oleks tasuta kõrgharidus. Nüüd, kui meie poliitilistel otsustajatel nagu sellist meelsust ei ole, siis sellest järgmine valik oleks minu arvates niisugune, et me küll viime sisse mingisuguse õppemaksu, aga me suurendaksime täpselt sama summa võrra ikkagi õppelaenusid ja õppetoetusi. Ehk siis see on mõistetav, et niikuinii on igapäevase eluga raske toime tulla, ega siis elukallidus on meil juba ju päris kõrge. Õppimine kõrgkoolis nõuab ju eluaset, nõuab toitumist, kõike seda, see on arusaadav. Märkimisväärne õppemaks lisab siia veel palju juurde. Ühesõnaga järgmine nagu natuke vähem halb variant on jah see, et kui me viime sisse õppemaksu, aga ka õppetoetuste ja laenude süsteemi, mis selle õppemaksu sisseviimise summa korvab inimestele, et nad saaksid selle võrra laenu võtta. Ka need laenuvõtmise tingimused peaksid olema enam-vähemgi inimlikud. Et see on see minu positsioon, et kas tasub jätta. Et see, mis juhtub, kui me nüüd järgmiseks 7 aastaks jätaksime Eesti kõrghariduse rahastuse lihtsalt samale tasemele ja ei paneks sinna sisse ei eraraha ega riigi raha, no siis see viiks sellise vaikse stagneerumise suunas meid, mis jällegi ei ole soovitav lahendus. Rääkisite neljapäevases Aktuaalse Kaamera saates, et juhul kui peaks nii-öelda siis toimuma ka iga-aastane õppemaksu tõus, siis üks hetk võib see õppemaks kündida sinna 6000 kuni 8000 euro juurde ühe aasta kohta, et tudengi seisukohalt oleks ju tegelikult see päris lubamatu. No kindlasti, see
see on tee, mida mööda siis Suurbritannia ja USA on juba läinud, et mingil hetkel on kõrghariduse rahastus antud üle siis erarahastajatele õppemaksude kaudu ning riik on nagu tagant ära tulnud. Seega siis iga kord, kui on inflatsiooni võrra vaja jällegi ülikoolide rahastust tõsta, on see tulnud õppemaksudest ning kui me viiksime algul sisse seal õppemaksud suurusjärgus võib-olla 500 eurot või ütleme 3000 eurot, siis inflatsiooni tõttu tekiks meil vajadus seda summat tõsta vähemalt 500 eurot aastas ja 10 aastat tõstmist ja olemegi 2000 euro pealt 7000-ni liikunud. Aga kas kuidagi ülikoolidel on nii-öelda reaalne võimalus ka riiki nii-öelda takistada, et öelda riigile, et kuulge, meie ei ole nõus, aga siis nagu paraku asjad käivad, siis võib-olla see otsus ei ole puhtalt ainult ülikooli kätes, sest et ikkagi tähtsaid otsuseid tehakse Riigikogus, et kui palju tegelikult täna rektorite sõna maksab selle tasulise kõrghariduse ülemineku puhul? No see on hea küsimus. Muidugi rektorite nõukogul on ikkagi ainult selline sümboolne autoriteedil põhinev võim, et otsustajad on ikkagi Vabariigi Valitsus ja Riigikogu. Et selleks, et viia sisse õppemaks, tuleks muuta kõrgharidusseadust. Seaduseid võtab vastu Riigikogu, nii et seal peab see otsus siis sündima või mitte. Mida rektorite nõukogu selles perspektiivis kindlasti teeb, on see, et ta kohtub kõikide erakondade esindajatega. Ma väga loodan, et seda nüüd üleöö ikkagi ei kehtestata, vaid meil tekib ühiskondlik debatt sellel teemal, mis tähendab, et kõik erakonnad soovivad formuleerida mingisuguse seisukoha ja on huvitatud ka rektorite nõukogu ja üliõpilaskondade sisendist, et need kohtumised vähemalt aset leiavad. Küsimus on nüüd selles, mida meie erakondades olevad otsustajad peavad ikkagi prioriteetseteks, eks ole, ja millistesse investeeringutesse nad usuvad. No tulles siit kohe järgmise küsimuse edasi, et millest te rektorina unistate, et Eesti teadus ja ülikooli elu oleks siis parimas võimalikus seisus? Kuna me oleme nüüd nii palju rahast rääkinud, siis muidugi tahaks, et see probleem oleks lahendatud, et me oleksime leidnud mingisuguse mudeli, kus ülikooli rahastus oleks piisaval tasemel siis nii inflatsiooni kui ka elukalliduse tõusu suhtes. Aga sisu juurde minnes tahaks, et ülikool ikkagi oleks selline vaimsuse majakas, milliseks ta on ju meil siin kujunenud ja millisena ta on läbi ajaloo inimestele teed näidanud. Ma arvan, et ülikooli funktsioon ei taandu isegi mitte ainult kõrgema astme ametiõppe eesmärkidele, vaid ülikool on olnud kohaks, kus need inimesed, kes otsivad mingisugust mõtet, mingisugust tähendust, mingisugust arusaama maailmast ja iseendast, tulevad kokku ja saavad teaduspõhiseid vastuseid nendele küsimustele. Nii palju, kui see teadus siis öelda ja arvata oskab. Et selline teada saamise huvi ja sellel põhinev kogemus on ju see, mida ülikool paremal juhul siis pakkuda suudab ja ma arvan, et tänapäeva maailmas, kus seda inimeste huvi võib-olla on aina rohkem ja orientiire maailmas aina vähem, siis selle vaimsuse majaka roll on tegelikult olulisem kui varem. Milliseid pingutusi ülikool ise teeb, et hoida nii tudengid, õppejõud kui ka kõik teised töötajad silmaaias õnnelikuna? Õnnelikuna ma ei tea, eks ole, kui sa mõtled õppimise kogemuse juurde, siis kas õppimine on midagi niisugust, mis teeb õnnelikuks. Ma nagu õnneuurijana ütleks, et mitte ilmtingimata. Õppimine on efektiivne juhul, kui ta sisaldab ikkagi endas väljakutseid, pingutust ja niisugust pingutust, mis on raske.
sel juhul on õppimine efektiivne, eks ole, sel juhul me tegelikult ka midagi õpime. Nüüd see kehtib tegelikult ülikooli töötajate, õppejõudude ja õpetlaste suhtes ka. Et ega ülikool ei ole niisugune töökoht, kus ma saaksin siis niimoodi rahulikult istuda, vaid see on töö, mis samamoodi nagu arendab, paneb pingutama selleks, et olla kursis teadussaavutustega, selleks, et teistele teadlastele suuta siis midagi enda poolt öelda, et ühiskonnale midagi öelda. Mina mäletan oma õppetegevusest, et mul oli palju õppida ausalt öeldes isegi igast kohtumisest üliõpilastega, et ma pidin ennast kogu aeg teisendama ja ümber kujundama. Kas see oli niisugune õnnestav? Jah, kui selle all mõelda rõõmu väljakutsetest ja seiklustest ning ei, kui selle all mõelda, et kas mul oli kogu aeg väga meeldiv ja mõnus olla. Ei, paljud neist väljakutsetest olid mulle rasked, mul oli raske nendega toime tulla. Nii et vastus küsimusele sõltub tegelikult sellest õnne definitsioonist, mida me taotleme. Aga millest teie hetkel rektorina kõige rohkem rõõmu tunnete? Ma arvan, et kuna rektor seisab hästi palju ikkagi ülikooli eest ja oma inimeste eest või vähemalt mina mõtestan seda positsiooni nii, et see on nüüd aeg, kus mina olen selle akadeemilise kogukonna teenistuses ja katsun neid tingimusi parandada, siis minu jaoks vist kõige helgemad hetked on, kui me saame positiivset tagasisidet. Nagu ikka, kui ma näen mõne oma kolleegi sellist õnnestumist, mille peale mulle tullakse ütlema, et vot teil seal Tallinna Ülikoolis on ikka suurepärased asjad toimuvad, et selline inimene rääkis nii tarka juttu või sellises projektis tehti asju või et teil on niisugused suurepärased üliõpilased. Muidugi kuuleb palju ka vastupidist, eks ole, aga iga kord, kui sellist tunnustust kuulda, siis kõrvus mängib muusika. Tulles nüüd natuke ka rääkida sellest, et kuidas on lood meil praegu ülikooli infrastruktuuride, et kas teie rektorina saate nüüd öelda, et ülikool on jõudnud sinna kohta, kus saab öelda, et meil on olemas piisavalt auditooriumid, õppeklasse ja ka nii-öelda tingimusi, siis, kus õppetööd korraldada või on plaan siis kuidagimoodi veel laieneda või ollakse hetkel rahul sellega, mis on, sest et nagu me teame, et keerulised ajad on kõigil. No me oleme praegu kogu oma õppe siia Narva maantee ülikooli linnakusse kokku toonud. Meil on natuke kitsas, meil on natukene kitsamad olud kui teistel ülikoolidel, samas on meie süsiniku jalajälg tänu sellele väiksem kui teistel ülikoolidel, nii et küsimus on, mida selle piisavusena nüüd hinnata, et kui me oleme niisugused lambad, keda palju kokku mahub ühte lauta ja me omavahel hästi hakkama saame, siis tundub, et võib-olla ruumi mõttes võiks see olla piisav, kui ülikool oma tänasesse suurusesse jääb. Muidugi tähendab see seda, et mitte kogu akadeemiline tegevus ei saa toimuda teisipäeviti ja neljapäeviti kell 2 pärastlõunal kuni kella 4, eks ole, see tähendab, et me peame seda hajutama. Nii et mingisuguseid ebamugavusi tuleb selle kitsikuse tõttu. Kui ma mõtlen jällegi meie taristu peale nüüd niimoodi, et kas meil on ka tehniline võimekus tagada kõike seda, millist tehnilist tuge tänapäevaseks õppetöö läbiviimiseks vaja on, siis siin ma näen suurematki probleemi kui selles ruumide mahus, eks ole, mis meil on, et me vajaksime palju rohkem auditooriume, kus saaks läbi viida hübriidõpet, luua videosildu, kasutada tänapäevaseid digiõppevahendeid ja nii edasi, et kui see nüüd oleks minu valik, siis mina suunaks pigem ressurssi selliste võimaluste loomiseks, kui ehitaks veel ühe maja.
No, teil endal on Tallinna Ülikoolis 17-aastane töötamise kogemus nii humanitaarinstituudi direktorina kui ka filosoofia professorina. Mis on loonud teile Tallinna Ülikoolist just selle ideaalse töökeskkonna? No mina suhtun ülikooli romantiliselt. Ühesõnaga, minu jaoks on ülikool selline eluseikluse koht. Ja ma olen väga tänulik selle võimaluse üle, et ma olen saanud siin erinevates rollides töötada. Ma vist ei oskagi mõelda, et ma oleksin kõik see aeg olnud filosoofia professor ja tegelenud siin ühe teadusteemaga ja niimoodi 17 aastat järjest. Või et ma oleksin ühe administratiivse koha peal nagu 17 aastat järjest, aga see vaheldus on mulle hea. Ma olen selle üle väga, väga õnnelik. Ja ma usun, et ma saan ka, no võt, mis muudab inimese, mis muudab nagu ühe töökoha mõttekaks või väärtuslikuks inimese jaoks on selle tähenduslikkus. Ja ma vist kuulun nende hulka, kes usuvad ülikooli üritust. Ma nagu usun, et inimeste kokku toomine ruumi, kus on ühed, kellel on midagi teistele õpetada ja teised, kes tahavad õppida ja kogu selle ürituse ja materiaalse baasi loomine sinna juurde on nagu väärtuslik tegu iseenesest. Minu enda jaoks vist on ülikooli kogemus olnud vägagi minu elu muutev. Ma arvan, et ma olin pärast ülikooli hoopis teistsugune inimene, kui ma olin enne seda ja niisugust elu muutvat kogemust tahaks pakkuda, tahaks võimaldada, et selle maja seinte vahel. Hakkame vaikselt oma vestluse otsi kokku tõmbama, aga teie esimene rektori ametiaeg lõpeb nüüd 2026. aastaga. Kas teil hetkel mõlgub peas plaan, et kandideeriks ka teiseks ametiajaks või on sihid juba kuskil mujal või juba on kolleegid käinud samuti ukse taga öelnud, et te olete väga hea rektor ja võiksite ka järgmisel ametiajal jätkata? No ma olen mõelnud nii, et ma teen oma otsuse teatavaks kuskil varasuvel sellel aastal, et kui ma otsustan mitte jätkata, siis kolleegid jõuaksid oma vaimu valmis panna, et seda ise teha. Ja kui ma mõtlen kandideerida, siis jällegi, et kolleegid saaksid konkureerimiseks vaimu valmis panna, aga praegu ma veel vastust välja öelda ei taha. Ja täitsa lõpetuseks, et kas teil on midagi ka Tallinna Ülikooli tudengitele endale öelda või siis südamele panna, et meil on november käes ja varsti ka jõulud saabumas ning esimene eksamisessioon sellel õppeaastal on meid ees ootamas? Ma ei tea, kas ma midagi novembriga seotult oskan öelda või esimese sessiooniga. Eksamid eksamiteks. Ma arvan, et kõige tähtsam ülikoolis on oma võimalusi ja oma elu mitte maha magada. Et me väga kergesti kapseldume, see on mitte ainult üliõpilaste probleem, see on inimeste probleem üldse, et me liigume mingisugust rutiini pidi, mingisuguseid ette antud radasid pidi, mis on kellegi poolt kuidagi ära kirjeldatud või lihtsalt teised teevad niimoodi ja meie läheme järgi. Ja me oleme päris pimedad nende võimaluste suhtes, mida maailm meie ümber pakub, nende kohtumisvõimaluste osas, mis meil selle maja seinte vahel võiksid olla, nende tegevuste võimaluse osas, mida mul selle maja seinte vahel võiks olla. Et väga sageli mõtleme nii, et see, mida ma siin majas teha saan, on järgida oma õppekava. Ja mis on muidugi tore ja seda tuleb teha, aga et see on 1/1000 kõigest sellest, mida siin ette võtta võiks, kellega siin kohtuda võiks. Ja muidugi ei jätku meil sageli selleks kõigeks aega, aga see, kui me seda kunagi ei proovi, on ikka ka nagu nukker perspektiiv, nii et minu soovitus üliõpilastele on teha alati midagi sellist ka, mida ei pea tegema, mida te ei ole harjunud tegema
mida keegi teid ei lükka tegema, aga teis endas on võib-olla mingisugune säde millestki huvituda, kellegiga rääkida, midagi korda saata. Et selliseid agentsuse ja autentsuse hetki oma ellu võimalikult palju tuua. Ja siis muidugi need eksamid ja õppekavad ka. Selge, ma väga tänan teid, et saime sellise pikema vestluse maha pidada ja soovin teile rektoritöös edu ja igapäevastes muudes tegemistes samuti ja loodetavasti siis meie kui tudengite teed veel teiega ristuvad. No kindlasti ristuvad. Aitäh teile ka.